Tere tulemast Musta kassitaru lugemise lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 aprill. Ma olen siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No see nädal on teil lepingute sõlmimise, pikaajaliste projektide ja plaanide tegemisega nädal. Et kaardid seda igal juhul siin näitavad. Aga hakkame algusest pihta. Kõigepealt on karmakaart. Karmakaart räägib sellest, et tuleks lahti lasta minevikuste mustritest. Tuleks tagasi vaadata, õppida oma minevikus tehtud vigadest ja mitte neid enam korrata. Karmakaart räägib ka sellest, et ongi võimalik nagu edasi minna mineviku mustreid kordamata. Et tuleb teha selline valik, jätta kõik see, mis teid enam ei teeni, selja taha. Isegi võib-olla lausa karmi käega teha otsus, et see ei teeni mind ja seda ma enam ei taha, ma ei võta seda kaasa oma uude ellu. Edasi tuleb siit karikate 4. Karikate 4 on ootamise ja tüdimuse kaart. Te ootate midagi, aga see ei tule teie jaoks nagu piisavalt kiiresti. Lõvi tähemärk on ka selline natukene kärsitu, mulle tundub nii. Et kohe praegu kõik peab tulema ja olema, see tulebki. Võib-olla mitte täna, võib-olla hoopis homme või ülehomme, aga see tuleb kindlasti. Sest edasi tuleb siit õigluse kaart. Õigluse kaart räägib sellest, et seaduse järgi te ajate asju ja kui teil olid mingid lepingud sõlmimata, mingid otsused kusagil kellegi taga venisid, mida te ootasite, siis nüüd see saab tehtud. Ja siit viimane sellest ülemisest reast on karikate paas. Karikate paas tuleb heade uudistega. Tema tuleb sellise hea uudisega, teil tuleb võib-olla mingi hea idee. Võib-olla mingisugune, leiate mingi uue projekti või kohtate mõnda toredat inimest, kellega teil on koos hea olla. Et selline uus ja värske on teie ellu tulemas. Kas uus idee, uus inimene, midagi uut ja midagi head, midagi sellist, mis nagu emotsionaalselt ka teile nagu rõõmu valmistab, midagi sellist, mis teile rõõmu teeb. Siin all on, alumises reas on ülempreestri kaart. Ülempreester ta on mentor, ta on tegelikult nagu vaimne isa. Te kas ise jagate kellelegi õpetusi, oma tarkust, õpetate kedagi välja, näitate võib-olla midagi ette või siis ise lähete mõne autoriteedi käest küsima nõu, võib-olla selle hea ja plahvatusliku idee peale, mis teil tuli seoses karikate paasiga. Et omad nõu võib ju alati targematelt küsida ja kui ise olete piisavalt tark, siis on ka seda nõu võib-olla autoriteetidelt hea küsida, et mitte korrata neid minevikus tehtud vigu. Edasi on siin mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna, tema jaoks on asjad selged. Tema järgib nii seadust kui plaani. Temal peab olema plaan ja tema ei kaldu oma plaanist kõrvale. Ta ei lase ennast eksitada. Tema läheb selle eesmärgi poole sihikindlalt. Ta on nagu silmaklappidega hobune selles mõttes, et ta ei lase mitte millelgi muul ennast nagu kõrvale juhtida. Vaid ta läheb oma eesmärgi poole, tal on plaan selge, tal on kõik läbi mõeldud ja nii see ongi. Ja viimane kaart selles lugemises on sauade paas. Sauade paas on selline rõõmus, ta on nagu lõvi ise. Selline, kuidas ma ütlen, ta on nagu uudishimulik.
ta tahab näha, ta tahab teada, kuidas see kõik õnnestub, mis ta siin plaanis, mis ta tegema asus. Ta tahaks nagu juba peale hakata, seda tulemust näha, vaadata, kuidas see uus ja hea värske plaan töötab. Et see on nagu selline nagu lapselik elevus või kuidas ma ütlen, see baas nagu esindab sellist lapselikku elevust, et vot ma sain endale uue mänguasja ja ma mängin sellega või mul on nagu uus plaan. Ma hakkan tegutsema sellega, ma tahan näha, kuidas see toimib, kuhu see välja viib, kuidas see üldse tööle hakkab, vot selline põnevus, et see on väga-väga lahe. Et kui selline põnevus on siin nädala lõpus, siis see on ju väga-väga lahe. Et mis ma oskan teile öelda, ma näen siin seda, et te ootate midagi ja see tuleb. Tulevad head uudised, teil on plaan selge, õiglus on ka teie poolel, kõik asjad lahenevad ära, kõik lepingud saavad allkirjastatud ja see ootamine lõpeb ära kohe. See lõpeb ära paari päeva pärast, ei pea üldse enam pikalt siin ootama ja mõtlema, et kuidas asjad lähevad väga hästi. Asjad lähevad väga hästi, teil on olemas kõik selle uue hea idee teostamiseks. Et nagu super, minu meelest väga super nädal. Et mina soovin teile kõike head sellesse nädalasse. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Ma ootan väga teie kommentaare, sest see on ainus tagasiside, mis mul on. Ja kohtume järgmisel nädalal.